Davai. Ja tere tulemast järjekordsesse osasse meie Saame tuttavaks saates ja siin on meil täitsa tegelikult jällegi juba üsna tuttav nägu, aga pole lähemalt rääkinud Ingvar Toomeoja. Tere tulemast meie võistlustele. Tere. Ütleme niimoodi, et meil on siin Evali simud alati olemas, aga siin on juba teada, et sa oled ka, ütleme, mitte lihtsalt korralik simu vend, vaid sa ajad sellega ikka korraliku äri ka. Kas teda just ärina saab öelda, et pigem sai kunagi omal ostetud ja see pall hakkas ise veerema, et tellitakse siia ja sinna ja kuidagi nii on läinud lihtsalt. Kuidas sinu taust üldse on, et oled sa võidusõidu taustaga, kuidas sa simulaatorini jõudsid? Tegelikult ma olen üldse olnud lapsepõlvest saati judokas ja ka mootorid on terve elu olnud nagu südamelähedased ja ühel hetkel lihtsalt hakkasin drifti tegelikult sõitma. Ja seda ka hobi korras, et sellistel kõrgel tasemel nagu ei sõida, et oma lõbuks rohkem. Kas, jälle selline veits banaalne küsimus, et aga kas näiteks judost mingi õpitud distsipliin kuidagi kaudselt kandub ka võidusõitu mootorisporti, saab siin mingitki seost luua? Kindlasti, et igasugune refleks ja selline võib-olla füüsiliselt valmisolek, et ei väsi rooli taga nii kiiresti ära ja kindlasti ka selline distsipliin. Et ega igal spordialal tuleb olla ikkagi ju võimalikult värske seal raja peal ja võimalikult kiire rooli ja igasugusteks olukordadeks valmis. No, kas sa ise muidu, kas sa lihtsalt rendid simu või tegeled ka simracinguga? Ei, ma ise kusjuures sõidan tegelikult väga vähe. Kunagi ostsin tamale, siis ma algusest aga natuke sõitsin. Praegu on täpselt siis, kui teinekord tuju tuleb, natuke driftin seal. Aga väga niisugust trennina nagu teda otseselt isegi ei võta. Ja üritustele on täpselt niimoodi, et kui tellitakse, siis niisugused firmapeod ja laste sünnipäevad. Et tegelikult olen selle asja väikselt nagu väike vennadele juba tegeleda andnud. Et ise nagu selline soetasin asjad ja... Millega sa üldse muidu igapäevaselt tegeled, et kas peale simu on veel mingeid ettevõtmisi, töid, mida iganes? Ja, ma tegelikult olen juba 9 aastat ettevõtja, aga ehitusvaldkonnas siis. Et see simulaator ei olnudki tegelikult ärilisel eesmärgil ostetud, see lihtsalt kuidagi kujunes niimoodi välja. No, valdkondadest asjadest rääkides, et tegeled ehitusvaldkonnas, aga kas on mingeid siis võidusõidu väliseid huvisid, hobisid, mis muidu veel, mille suhtes kirglik oled? Mulle tegelikult meeldib ehitada neid autosid, neid just võidusõidu ja drifti autosid ja teha, et see ongi just kui nagu hobi mul tegelikult, et käin seal garaažis, nokitsen mingeid huvitavaid autosid kokku ja müün nad maha, teen jälle uue ja ehk siis selline ideaalne pühapäev on näiteks see, et kaotki garaaži ära, tunned ennast hästi ja? Jah, omas maailmas keegi ei sega ja teed oma asju rahulikult. Kui sa lähed sinna garaaži chillima, et näiteks mis muusikat sa üldse kuulad, et millise muusikavend oled, kes lemmikbändid, artistid on? Selle koha pealt ma olen niisugune laiskvarst, et ma tavaliselt lähen, panen lihtsalt mingi raadio mängima ja nii ongi, et küll Spotify'st nii-öelda see mingi Discover Weekly või tavaline Sky Plus, et mingisugust otseselt sellist garaaži muusika eelistust ei ole. Selline garaaži rocki vend ei ole? Ei ole. Siin, rääkisime muusikast, aga räägime filmidest ka, et mis su lemmikfilm või sari on või mis sarja sa praegu vaatad näiteks? Teleka taga ma üldse viidan tegelikult väga vähe aega. Et ei ole väga üldse seriaalide ega filmide vaataja, et filmidega on täpselt niimoodi, et siis kui kinodesse midagi sellist tuleb, ja need on ka täiesti sellisest ühest sandrisest teise nii-öelda või kuidas öelda, et ei ole konkreetset teemat, et sellist jah, just kui nagu teleka taga, arvuti taga istumist vabal ajal ma tegelikult väga ei harrasta. Tore, et sa siis väga palju sarju ei vaata, aga meie sarjani jõudsid ja kui keegi tahab väike siis shoutout ka, et kui kellelgi on mingi üritus, asi tahab endale simu, et kuhu ta peab pöörduma, mis ta peab arvutisse sisse klepsima? Meil ongi Facebook ja Instagram, mõlemad ongi sõidusimulaator. Sinna võib kirjutada, siis meil on inimesed, kes selle interneti osaga tegelevad, et siis nemad vastavad ja annavad juba info edasi, et mis peab olema koha peal olemas, kui palju see teenus maksab ja ka siis soovitusi ürituse vältel näiteks, et kas korraldada mingisugust võistlust osalejate vahel ja nii edasi. No igal juhul ise ka su simu proovitud, et
äge värk ja masinavärgi üritustel on alati olnud väga äge osa ja kindlasti kohtume seal ja kohtume mujal ka. Aitäh selle tulemast!